võtame siis esimese probleemi, mis meestel on. Meeste probleemid 200, palun. Nii, mida teha, kui ma kõnnin tänaval mingi naise järel ja ta arvab, et ma jälitan teda, aga ma tegelikult ei tee seda. Mida sa teeksid? Mida sa soovitad inimesele, kellel on selline probleem, et ta kõnnib mööda tänavat, ta ees on naisterahvas kõnnib ja see naine annab kogu aeg märku, et ära jälita mind, vend läheb tegelikult oma rada, ta ei üldse ei jälitagi. Tegelikult mina kohtusin niimoodi oma naist Haapsalus. Mina käisin seal, nemad istusid oma õega vale rongi peale ja Pärnu asemel sõitsid kogemata Haapsallu. Ja siis nad olid võõras linnas, aga mina olin ka seal töllerdasin seal surnuaia juures ja käisin ja need hakkas vaatama, et see vist jälitab neid. Ja mina sain aru, et need hakkasid nagu mind kartma, ma hakkasin nagu ühesõnaga lõpuks need jooksid ja pärast selgus, et see oli minu esimene kohtumine lapsepõlves oma tulevase naisega. Aga pole midagi, vahetage suunda. Mina soovitan rääkimine alati aitab, et kui see naine pöördub teie poole, et ärge jälitage mind, siis tehke selgeks, et kus kohast need probleemid tulevad, et tal on selline mure, et keegi teda jälitab, äkki see on soov, äkki te saate talle vastu tulla, äkki te hakkategi jälitama teda. Muidugi, seal võib olla ilmselge, kui on selline jahedam ilm ja kui teil on tegelikult ainuke riietusasja on pikk nahkmantel, siis on väga tõenäoline, et naisel on õigus. No jaa, aga kui on lühike nahkmantel ja jope, ütleme. No siis on ammu selge, et siis peavad olema väga karupüksid jalas. Nii et jah, rääkimine aitab alati. Nii, teine küsimus. Aitab alati ka mingisugune kummalise hääle tegemine. Nii, järgmine küsimus. Mida teha, kui ma pean aknaid pesema, aga ma tegelikult ei taha seda teha? No siis kivi. On 2 varianti. Kas mitte pesta või kivi, jah. Ja siis ei pea kunagi enam pesema aknaid. Ja, aga akende pesu on piisavalt selline vabastav tegevus. Ma ei tea inimest, kes ei taha aknaid pesta. Seda küll, jah. Eriti talvel. Mul on üks tuttav, kes just ootab külmakraade talvel ja lund mitte sellepärast, et saaks suusatama minna. Et saaks aknaid pesta palja käega. Et see kuidagi, ta ütleb, et see on selline virgutav, et see on nagu siuke, see annab talle vurtsu sisse. Ja enne seda on muidugi vaja keelega panna külma toru külge ka. Ei, ta panebki kremooni külge, seda ei pääse kuskil. Kõrghoonetes käib niimoodi, hotelli aknaid pesivad. Naine küsib, mis sa teed? Oina aknaid ei saa. Ega sa ei jälita mind. 6. korrusel akna taga. Nii, järgmine küsimus. Keelega kremooni küljes. Mida teha, kui ma animafilme vaadates alati nutan? Kas see on kõik üks inimene või? Tundub küll, jah. Tal on nii palju probleeme, aga kuna meie ju oskame need probleemid ära lahendada, siis selles ei ole midagi ebanormaalset. Mina olen ka nutnud. Ta ei ole tegelikult, jah, õnnestunud. Ma saan aru, selle inimese saatus on päris jube, et kui ta kõnnib, kogu aeg satuvad talle naised ette, kes arvavad, et ta jälitab neid, ta läheb koju, aknad on mustad, pesta ei taha, paneb teleka mängima, hakkab nutma selle peal. Et mida teha? Ma arvan, et vaheta kanalit. Kas vaheta kanalit või meediakespunkt aitab alati. Jaa, see jääb naerma. Tallinna TV-s meediakespunkt. Mis sa Urmi arvad? Mis sa arvad, Urmi? Aga mis siis lahendus võiks olla? Lahendus võiks olla lihtsalt see, et ära varja pisaraid. Ka tugevad mehed nutavad. Jah. Ka rikkad nutavad. Nii, mida teha, kui mu juuksed kasvavad seal, kus ei peaks? No see läheb jälle selle ahistamise. Jaa, aga siin on see, et kui juuksed kasvavad seal, kus ei peaks, siis need ei ole juuksed, need on karvad. Ja kui vaata mind. Ma ei kurda. Karvad on suud. Nii, palun, stop! Siin on vahest ikka, siis tuleb karvad eemaldada, et juuksed on ainult peas. Juuksed on ainult peas. Mida teha? Igasi, mida teha? Mida teha? Mida teha? Mida teha?
aga mida teha, mida meil teha, kui nii lolle küsimusi küsib, mida meil teha? Vaata, kui palju probleeme, me oleme doktor, mida teha? Jah, doktor, mida teha? Doktor, mida teha? Kui mu juuksed kasvavad seal. Kus ei pea? Aga aja ennast kiilaks, vaata, kas juuksed seal ka veel kasvavad. Seal, selles mõttes seal on põrsad. Jah, nii, järgmine. Mida teha? Mida teha, kui mu rahakott on liiga paks ja ajab püksid punni? No võta püksid ära. Võta püksid ära, siis ei aja punni ja hoia rahakotti käes. Kui rahakott on muidugi tagataskus ja ajab püksid punni, siis jätab vale mulje, eriti rannas. Aga kui on pätitaskus siin külje peal, siis jätab ka vale mulje. Ja tuleb ette panna ja ei tunne keegi, et teda jälgib. Ma saan aru, et siin on väga paljudel on probleem see, et nad ei taha pankasid nuumata ja raha panga arvele panna. Aga tegelikult teatud olukorras on see päris hea, kui seal on ainult üks kaart ja muud ei olegi. Tead, aga äkki oleks lahendus see on tõesti probleem, et rahakott on liiga paks. Ma annaks siinkohal oma kontonumbri. Kuule, oota, jah, see on ka üks, aga ma arvan, et tal on üks, see ei ole korrektne küsimus, ta on midagi vahele jätnud. See peaks olema niimoodi, mida teha, kui mu isa rahakott on liiga paks. Töörahakott on liiga paks. Ja ajab püksipunn. Et see võib-olla on ta probleem. Et kõik võib olla. Aga kui teil on veel küsimusi noormees või noormehed, täiskasvanud mehed, vanemad mehed, küsigi julgesti. Doktor Vess... Jah.